see tuleb hammustada! Välja! Välja! Ma olen kinni, mind ei huvita! Kui sa jooksed, saad hammustada! Sven, ei! Sind lastakse maha! Sind lastakse maha! Ei! Sind lastakse maha! Sind lastakse maha! Ei! Varsti lastakse sind maha! Tõsta käed üle! Mine põlvili! Mine põlvili! Mine põlvili! Balloon, man! Balloon! Balloon! Holy Kõrge kiirusega tagaajamised, meeleheitlikud põgenemised, kahtlusalused, kes teevad kõik, et pääseda, sealhulgas hüppavad jõgedesse, varastavad patrullautosid ja klammerduvad veoki külge. Loeme maha 7 kõige pöörasemat kehakaameraga jäädvustatud politsei tagaajamist, kus kahtlusalused õpivad valusalt, et seaduse eest ei pääse. Tere tulemast saatesse After Hours, mida esitab Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Põlvili! Alustame seda pärast tunde episoodi Calhouni maakonnas Illinoisis. 23. augustil 2025. Calhouni maakonna šerif ütleb, et ta seisis tee ääres ja mõõtis kiirust, kui must Dodge'i sedaan kihutas temast mööda kiirusega 99 miili tunnis alas, kus lubatud oli 55. Mis edasi juhtus? Hõlmas Mississippi jõge ja mõningaid amfiiboperatsioone. Vabandust, et segan. Proovin vist teisele kaldale häälestuda. Kes teab? Lähme siit minema, vend, ta on kohe seal. Ta üritab vist teisele kaldale tulla. Kes teab, ei? Hei, Stipper! Me juba teame, kes sa oled, mees. Tule tagasi kaldale, sa upud seal ära. Lihtsalt tule tagasi kaldale. Me teame, kes sa oled, mees. Tule nüüd. Stipper! Ära kurna, mees. Sivool on tugev. Stepper on! Mees! Kas kellelgi on paati? Nad ei kuule mind selle müra üle! Hei! Õige! Hästi! Noh, looduskaitsel praegu paat ei ole! Jumal küll, tõesti. Ei, nii et Missouri osariigi maanteepatrull kutsuti kohale, aga meil pole paati. Juht tuvastati kui Brendani Stamper. Tema tüdruksõber istus kõrvalistmel. Politsei sõnul ütlesid tunnistajad, et tema hüppas jõkke ja tüdruksõber hüppas juhi istmele ning üritas minema sõita. Kas ta on kinni peetud või arreteeritud? Ta on hetkel kinni peetud. Okei, miks ta jooksis? Kas ta on tagaotsitav? Ma ei saa siin muretseda. Kõik see ainult vahistamismääruse pärast. Jah, kas autos on mingit narkotsi? Kas autos on mingit narkotsi? Ei, see on harjas! See on väljas, eks? See on Mis Vesati? See on alkohol. Mingisugune alkohol? Jah, see ongi kõik on. Olgu, kõik see ainult ühe vahistamismääruse pärast. Ma lähen alla ja vaatan, kas ta pole sinu juures välja tulnud. Olgu. Jah, meil on ta ikka veel silma all. Ta on umbes jõe keskel siin, Royal Landingu lähedal. Triivib allavoolu Graftoni piirkonna poole. On küll. Kas teil õnnestus mõne paadiga ühendust saada? Ja Pole saanud mingit infot looduskaitseametilt ei Illinoisis ega Missouris. Me võime neile helistada või? Vaadata, kas me saame QM-i kätte. Võibolla saata päästepaat sinna ja tuua nad ära. Kerri, tundub, et mõned tsiviilpaadid siin võtavad nende juures hoogu maha. Jah, ma olen üsna kindel, su side katkeb mul seal päris kõvasti. ma kaotasin ta siin ära. Ma ei näe teda. Jah, tundub, et tsiviilkiirkaater võtab tema juures hoogu maha. Kuule, ta jooksis mööda. Ta viskas õlle välja, seal oli täis. Alus, õlut!
välja, õlu, kõik see ainult ühe vahistamismääruse pärast, mees. Issand, ma istun siin ja mõtlen, et kindlasti on tegemist narkoga, aga ma tunnen neid inimesi. Mida sa teed? Kahjuks. politsei üritab kaldalt Stamperit kätte saada. Stamper! Sa ujud vastu voolu, mees! Vend! Johnny, ta on peaaegu jõudnud selle jõe keskel oleva kanali poi juurde. Ta üritab sinna saarele jõuda. Kas sa tahad, et me eristaks igatse maakonda ja uuriks siis puu M-istute välja ning võib-olla saame me nii päästeoperatsiooni korraldada? Meil on lihtsalt vaja paat jõkke saada ja ta siia tuua. Kui ta saarele jõuab, siis on tal kõik korras. Ma olin teel koju, et püksid vahetada, sest need tundusid veidi kitsad. Ja siis juhtus see. Vahistamismäärus, vend. Mis veel? Enamat kui see nüüd. Ei, jah. Muidugi. Mine võta kinni, eks? Nii, et sa olid kõrvalistmel. Ei. Noh, ma tean, mida tunnistaja ütles. Naine, ei, mees oli roolis. Oogju! Ta hüppas juhi istmele pärast seda, kui tema hüppas. Ta hüppas juhi istmele pärast seda, kui tema hüppas üle jõe. Ta tegi kõik palju hullemaks, sest nüüd on see kinnipidaja, kinnipidatav. ja nüüd on nii, et Stamper põgeneb lõpuks Jetiga Enterprise'i saarele, nii et politseinik leiab tsiviilpaadi, et saarele jõuda. Kas sa tahad öelda, et me hakkame tegema amfiiboperatsioone, Bill? Ma loodan, et mitte. Ma lähen sinna. Kas ta jõi? Ei. Miks te viskaksite alkoholi ära? Te olete mõlemad 21-aastased. Eks, Miks te siis alkoholi ära viskaksite? sest ta on alkoholi pärast mitu korda pahandustesse sattunud. Jaa, aga kas see on siis? Kas ta on nagu see tüüp, kellega me olime lähedased? Aga see ei ole ju loogiline. Sul ei tohi vist avatud pudeleid olla. Ma ei tea, kurat. See on nagu kõige rumalam asi üldse, et sa jooksed, sest sul on vahistamismäärus ja viskad Ma avatud tunnen alkoholipudeli Mikit. minema nagu. Kas te kaklesite või midagi? Kas sa sõitsid alati nii hullul? Natuke küll, jah. Ma arvan, et sina! Sa vajad teda! Mul on kahju. Sa pead oma mehe maitse üle vaatama, kallis! Ta peab tegema. Nii et tal pole juhiluba? Ei, okei. Nii et ta sõidab ära võetud juhtimisõigusega. Ta on isik, kellel pole luba sõidukit juhtida. Palun luba pardale tulla! Mul pole päästevesti! Meil on siin mõned olemas. Kui ma vette kukun, peate teie poisid mind päästma, eks? Kas sul on selge? Mida sa ütlesid? Kas sul on relv? Mis mõttes nagu revolver? Jah, just seda meil veel vaja oligi. Ei, mul on klaar! Ei! See ongi see, rohkem pole meil vaja. Lähme teki peale. Ma ei ole ahne. See võib olla liiga väike. Ikka ei aanitse ja igaks juhuks. Tead mis? See on mu esimene šerifi ameti amfiibne värk. Amfiibne asi. Nii et see on lõbus. See on nagu me oleksime Vietnamis. Ma soovin, et me oleksime varem ühe saanud, sest siis oleksime vist saanud minu oma. Kas seal on veel midagi? ja hakkab teda metsas otsima. Olgu, Stamper, tule nüüd! Come on out! Välja! Olgu, tule siia tagasi. Tule mu ääre suunas.
sa tahab saarele minna. Ei, tõsta käed üles nüüd. Tõsta käed üles. Mine põlvili. Mine põlvili. Mine põlvili. Mine põlvili, ära liigu. Sa jääd sellest asendisse, kuni sulle öeldakse teisiti. Sen, Rahune maha. võta vend, anna minna. Kas sa tead, kui kaua sul aega läks? Ma oleksin võinud olla Luisis praeguseks. Mul pole paati. Ma ei muretse selle pärast. See pole nii suur koht, kus te mind tabasite. Mis? Mina? Ma sõitsin, jah. Sõitsin autoga. Nüüd lähed sa vanglasse. Ma tean. Kuule, mul on terve maailm. Ma tean, et lähen vanglasse, sõber. Ma juba teadsin seda. Tule nüüd. Seleta nii, et seal oleks mõte. Te jamate siin. Olite aeglased. Ma oleksin võinud olla umbes 45 minutit eemal. Aga olin 30. Ma ei suuda. Uskuda, et ma jõudsin üle. Pigi, jah. Kas sul on midagi seaduslikku kaasas? Mees, ei, tee mulle üks narko. Testi ka. Vend, tule nüüd. Rahune maha, suur poiss. Me läheme jalutama. Sa oled nii halb. Ma tean, et sa alustad halvasti. Siin nii halvasti. Hoa. Ma pole isegi mingite narkootikumide all ja mis sul viga on? Sa oled nii halb mees. Kuule, sa pead olema tõesti aeglane. Ma oleksin praeguseks juba St. Louisesse jõudnud. Sul pole paati, sõber. Ma mõtlen, see on hullumeelne. Kuule mees, ma oleksin võinud lihtsalt edasi minna. Nii et me peame sellesse investeerima. Mul on terve hunnik raha. Ma ei muretsenud vanglasse mineku pärast. Ma juba teadsin, et lähen vanglasse, sõber. Aga kuule, mina ei kavatse seda teha. Kuule, sa pead oma tööd tegema. Kuule, mul ei ole nõela, ma ei tarvita narkootikume. Valgo. Ei, härra. Noh, arvestades, et ma olen F-150. Sa oled tubli, sõber. 233 000 miili on seal läbitud. Sa oled tubli, ma ei ütle midagi, aga sa jooksnud minu eest. Ma poleks saanud oma naist kätte. Ja, ma vaata mind, ma löön selle kinni. Tule nüüd. Ma lähen selle pärast vangi. Kuule, kas sa viis mind kabaadiga tagasi? Kuule, see oli mu elu parim nädalavahetus. Rahu, 220. Ma olen vanglas olnud, ma juba tean. Ma tean, et te saadate mind tagasi vanglasse, sellepärast ma täpselt selle tegingi. Ma juba tean. Isik on vahi all, jah. Kus mu naine on? Mees, sa juba tead. Sa juba tead. Kas te ürite nagu? See ei loe. See ei loe. ma arvan, et meil on selle Ma ei hakka neile küsimustele vastama. 20 minutit. Ma tean. Kuule, ma ei suuda uskuda, et ma ujusin. Nagu lahe. Jah. Olin terve mõnede tüüpidega, ma ei saanud. Jepi, vend. Vabanda, kuule, see oli nii väike asi. Kõik, mida sa pidid tegema. Kuule. Ma just tulin tööl, kui läksin kuule käi perse. Kuule, ma tean, kuidas see on, see sobib ideaalselt. Nad lihtsalt viskasid mulle toidu ette, ma tean, kuidas ma end tunnen. Viskasid mind ranchosse. Ma lähen rampile. Et keegi teine ei trüki seda kunsti. Ma lähen rampile. Ma lähen oma tüdruksõpra vaatama. Jah, tead küll, kõik muu. Ma tean, ära saa valesti aru, ma ütlen sulle. Küsin ühe küsimuse, pole kohta. Mitte midagi. Ma tean, kuidas ma lähen. Ma oleks ju võinud Võttes riski, võttes. Minge käigus. Mitte midagi. Ma ei tea, kuidas seda teha. Ma ei tea arugi, millest sa räägid. Ma lihtsalt ujusin üle jõe. Nad sa üldse kartsid, et võid ära uppuda. Ma ei ujuti sellest üle, ma ei saa aru, millest sa räägid. Nii et ma hakkan... Kus mu tüdruk on? Ta on autos üleval. Sa võid teda näha. Ma tean täpselt, kuidas minna. Sa võid minuga mängida nii palju, kui tahad. Brendan Stamperale esitatakse süüdistusi, sealhulgas raskendatud joobes juhtimises, raskendatud põgenemises, tühistatud juhtimisõigusega sõitmises ja kiiruse ületamises. 99 miili tunnis alas, kus lubatud on 55. Uurimine jätkub. Sa saad hammustada! Ma lahkun! Ole kinni, tule välja! Mind ei huvita! Kui sa jookse, saad hammustada! Järgmisena oleme Naplesis, Floridas, kus politsei sõnul oli sellel mehel, Floyd Stuckil, Lee maakonnas välja antud vahistamismäärused, inimrööv, raskendatud jälitamine, põgenemine ja politsei eest kõrvalehoidmine. Nii et kui koerapatrulli politseinik märkas teda U-Hauli kaubikus, pani abipolitseinik vilkurid tööle. Selle asemel, et peatada, vajutas Stuck politsei sõnul gaasi põhja ja sõitis läbi ristmiku golfiväljakuga elamurajooni. Poiss, tule veest välja! Tule veest välja! Võta ta veest välja! Leslie signaal 4! Võta ta praegu veest välja! Politsei sõnul ütles Stuck neile, et jooksis vette, et koera eest ära saada. Aga saksa lambakoertega on selline lugu. Nad oskavad ujuda. Vamos, lase lahti! Tubli poiss, pane käed selja taha.
Floyd Stux seisab nüüd silmitsi raske kuriteo süüdistusega, kuna põgenes suurel kiirusel ohutust eirates. Collieri maakonna kohturegistrid näitavad, et tema juhtum on menetluses. Nüüd oleme Cranstonis, Rhode Islandil, kus politsei sõnul pidi 19-aastane Abilio de Burgo, kes oli koduarestis esimese astme röövi eest, läbima kohtumäärusega nõutud narkoteste. Kui ta otsustas põgenema hakata ja lüikas oma GPS jalavõru läbi, viies politsei pöörasele tagaajamisele. Ma olen Park Ave juurest 10. maantee põhjasuunalt. Olge ettevaatlikud, hoidke seda Providence'i peal ja jääge sinna, jätkake. Ta teeb kohe sissesõidurambil avarii, ta vingerdab üle kogu tee, võib kaotada rehvi. Võtab 10. maanteelt Elmu-Tave mahasõidu. Ole ettevaatlik, Elmu-Tave maasõit 10. maanteelt. Sõidab Elmudilt Providence'i. Ringtee, asub Osmuurs. Elmut Kariselli juures Providence'i põhjasuunas. Ettevaatust, Providence, teavitage osariiki. Elmud Roger Williamsi Avenul, ikka põhjasuunas Elmudil. Just juhtus avarii. Mees, jalg maas. Lõpeta jooksmine! Dunkini taga, Cadillac driver, sinine dressipluus, mustad püksid. Cadillac drive'i mööda postiteenistuse parklasse. Postiteenistuse parklasse. Nii et postiteenistuse parklas. Kaotasin ta silmist parklassi Seppääsu juures. Kuule, kaotasin ta silmist. Ta jooksis siia poole. Politsei andmetel varastas ta ka sõiduki, mille tuvastas automaatne numbrimärgi lugeja. Kui politseinikud üritasid teda peatada, keeldus ta peatumast ja hakkas ohtlikult sõitma. Proovime auto alt otsida. Putukas. Seal ta. Tõuse, kurat, maast üles. Ma näitan sulle. Mine. Kas on veel? 1, 5, 4. Üks vahe all. Kas on veel 1? Ei ole! Kas Sõelmani? Ta on vahi all. Kuhu sa jõuda tahad end? Isegi vahi all. Kas sinu on teid korras? Neil on ta käes. Meil on ta käes. Nii, valmis, kõik. Valmis, soits. Kõik reisijad teavad. Kõik jaamad ja üksused on pean oma auto kätte saama. Palun minge praegu oma auto juurde. Ma ei näinud, et oleks ühtegi autot tabanud, aga... Pärast tema arreteerimist. Politsei sõnul avastati varastatud sõiduki lähedalt suur kogus narkootikume. Emilio de Burgo sai süüdistuse hoolimatus juhtimises, politsei ametniku eest põgenemises, mootorsõiduki varguses, avaliku korra rikkumises, arreteerimisele vastupanus ja ametniku takistamises. Juhtum on endiselt Rhode Islandi kohtus arutamisel. Ei, sind lastakse maha! Sind lastakse maha! Ei, varsti sind lastakse maha! Sõidame nüüd Springfieldi valda Ohios, kus politseinikud reageerivad IHOPi restoranis saadud teadetele mehest, kes karjub töötajate peale. Kuid kui politseinikud kohale jõuavad, Jeffrey Latsin on juba poolhaagisega veoautos ja järgneb tõeline painajalik tagaajamine. Kas teil on midagi kaasas, relvi? Kas see venitseb? Sain aru. Dispatch.
on uuendatud. Dispetcherit on teavitatud. Hei! Hei! Dispatcher, siin on! Ta võtab puu vabatahtlikust tuletõrjest. Seal on naine, kes on teadvuseta, kuid hingab. Sain aru. Kassaüksus, lõpetage side. Sain aru. Lihtsalt teadmiseks, mul on helistaja endiselt liinil. See mees läks... Valgesse veokisse ilma haagiseta suundus Walmarti poole. Sain aru. Ma olen varsti kohal. Jah, härra. Ta on siin all, Pikabi juures. Sain aru. Ta lendab tavaringi. Dispatcher reel on. On uuendatud, ta on oma. Ta on taga, ta on... Ei ole peatunud. Sain aru, mis asukoht. Nüüd hakkame Walmarti kõrval valvama. Oleme veoki peatunud. Pane mõlemad käed aknast välja. Mõlemad käed aknast välja. Mõlemad käed aknast välja. Mõlemad käed aknast välja. Lülita veok välja. Lülita veok välja. Siis lülita veok välja. Lülita veok välja. Lülita see veok välja. Tule siia alla. Lülita veok välja. Lülita veok välja. Sest ta keeldus peatamast. Tule tenemees. Teata see. Lülita veok välja. Lülita see veok välja. Lülita veok välja. Lülita see veok välja. Oota, ärge andke mulle elektrišokki. Mis toimub, härra? Ta saab kohe elektrišokki. Šokeerige mind. Mis kurat? Lülita see veok välja. Mida ma teha saan? Lülita veok välja. Sa räägid tühja jutu. Lülita veok välja. Sa räägid tühja jutu. Mis? Ei tea. Ei. Lase lahti. Lase lahti. Lase lahti. Lase lahti. Mind ei huvita. Lase lahti. Ei. See on kont, Sven. Lase lahti. Ei, vend. See on kont, Sven. Ei, Sven. P2! Lähme siia üles, otse Walmarti algusse otse. Too oma valge särk enne, kui te mind välja lõikate. Too oma valge särk. Too oma valge särk, mees. Sureta veoauto välja. Too oma valge särk, mees. Ei, sa ei saa seda teha, vend. Sa ei saa teda teha, vend. Lõpeta, vend. Veok, vend. Lõpeta, vend. Lõpeta, vend. Sureta veok välja, vend. Ei, ära tee seda. Vend. Ei, sind lastakse maha. Sind lastakse maha. Ei, varsti sind lastakse. Maha. Kas te olete meiega, härra? Kas te reageerite? Olete meiega? Las ma vaatan seda. Kõik on korras. Sul ei tule vedelikku kõrvas. Sul ei teki seljaga vedelikku. Kas sa lõid oma pead? Ei ole. Sa lõid oma pead. Mille vastu sa pead lõid? Ära tõuse püsti. Betooni vastu, ära tõuse püsti. Ei, ma ei teeks seda. Ära tõuse püsti. Mul oli süda. Infarkt, kas sa ei... Olgu, ma kutsun mehe siia. Kas sa arvad, et sinuga on kõik korras? Kas sa arvad, et võisid oma kaela vigastada? Ei, ma vigastasin oma pead ja põlvi. Lihtsalt jää pikali ja ongi kõik, ära liiguta oma kaela igaks juhuks, kui midagi juhtub. Tere, hei, tere. Kui ma oleksin oma autos väga kiiresti, pidin kuskil välja hüppama. Parkisin oma auto, mu pea ja mu põlved. Mu jalad. Sinu pea ja sinu jalad. Jah, okei. Keegi peab liikuma. Jah, see on ikka veel seal. Jah, ootan sinu jaoks. Kas auto veereb? Tõenäoliselt on nüüd hiline gaas. Kas tuli põleb nüüd? Sa ei taha, et ma selle välja lülitaksin, kui see on sees?
ei tööta üldse. ei. Olgu. Kontrolli raadiot. Tüdruk. Ma ei saa aidata, ma mõtlen. Ja kas ma see... Aitäh. Et hän kuulasin. Ei, kes siin on? Mina olen minu kinnistul. Hei, ära tõuse püsti, mees. Lihtsalt ütle ära, tee lihtsalt paus, rahune maha, vend. Rahune maha. Rahune maha. Ta pani Walmarti ja selle rekka taha jooksu. Ma olen lõpetanud. Ma käitun hästi. Jah, lihtsalt jää oma kohale, kuni kiirabi siia jõuab. Igaks juhuks. Sest sa ei tea, kas sul on kael murdunud või midagi sellist. Sa isegi ei tea. Su pulss on hea, sa hingad endiselt, sa oled endiselt reageeriv. Ma ütlen, et reageeriv. Sul ei tule kõrvadest mingit vedelikku. Ma saan. Kuidagi mulle see meeldib, ma ei tea, mis see on. Ma saan sinuga rääkida. Sinuga on kõik korras. Jah, see on see, millest sa nendega räägid. Koer, nad igatsevad kodu. Aitäh, kallis. Ma ei palveta niikuinii. Ütle mu lastele, et nad läheksid vanaema juurde. Niipea, kui me sisse keerasime, oleksin võinud öelda. Palveta. See ongi minu laps, poiss. Tõepoolest, see oli midagi. Sa ei tea kunagi. See on omamoodi. Selline, kuula. Ma ei saa praegu üles minna, vend. See oli hea, sest ta ei saa lihtsalt teha, mida tahab. Ma viin su alla. Ta tegi seda, kui nad teda proovisid. See oli hea, sest ma vaatan seda YouTube'is tee ääres. Jah, ta peaks lihtsalt tegema seda, mida ta tegi, kui nad üritasid teda välja saada. Ma vaatan seda kõike. Kaevanduskiirus. Vaata seda kõike. Sest see YouTube'i video. Nädal, kas ma vaatan? Jah, ma lähen võtan oma mantli ja tulen tagasi alla. Kas ma saan midagi sinu heaks teha? Ei, mul on kõik hästi. Toni, aitäh. Vabandust sinu pärast. See on naeruväärne. Ja ta jõudis õigeks ajaks, kui Hiina tõusis püsti ja siis viskas ta lihtsalt välja. Jaa, ma arvan selle, mis on huvitav. Ja kutsun politsei kohe tema kallale. Jah. Jah. Oled ikka veel teadvusel, vend? Jah. Aitäh. Vaata seda. Teadvusel, jah, kui keegi saab tõsiselt viga, pead ta soojas hoidma. Jah, sest nad võivad šokki minna. Neil võib tekkida igasugune šokk. Neil on vedeliku puudus. Psühholoogiline. Anna neile teki. Kuule, vend, sa ajad mind higistama. Anna neile teki, nii et mõnikord ei saa sa midagi teha. Tagasi sündmuskohal tormasid head samaarlased vigastatud politseinikule appi, kellel politsei aruannete kohaselt murdusid paremast jalast sääreluu ja pindluu. Ta tõsteti kiirabiautosse ja viidi haiglasse. Rick. Pane kaelatugi tagasi, poiss. Kas sul on ülejäänud käsi alles? Sa saad aru, kui sa oled... Sa oled. Hei! Ta on minu asjade sees ja ta on minu riietes. Olgu, ma õmblen sisse, kuigi seal on kaelatugi. Olgu, kuidas? Sul on, kas kõik on korras? Jah, ma lihtsalt, Kuhu sa end ära lõid? Ma lihtsalt äimmi ära. Siin samas? Pea tagaosa. Jah, just täpselt siia. Kukkusin päikese tõusul. Kas sul on mingi tagasivaade? Olgu, lähme. Olgu, ma teen selle ära, Bill. Meil on seminar. Olgu, aitäh. Ma pean teda hoidma. Sa ei pea muretsema, et ma seda kasutan, sest mul pole õrna aimugi, kuidas seda teha. Ma tean teda, Need on ainult teisel pool. Need on mu relva juures. Need on relva poolel. See on lihtsalt käeraud. Ei, ma lihtsalt tõusin niimoodi püsti ja nad ütlesid, et ära liigu. Nii et panegi niimoodi kinni. Jeffrey Latsonile esitati süüdistus 2 raskendatud ähvardamises, ametliku tegevuse takistamises, korraldusele või märguandele mitteallumises ning õiguskaitseametniku ründamises, mille tagajärjeks oli raske kehavigastus.
ma kardan. Nüüd läheme Martini maakonda Floridas, Stuarti randa. Šerifi asetäitjad said 3 eraldi teadet mehe kohta, kes tekitas avalikku segadust ja ühel hetkel isegi osutas oma käega nagu relvaga rannakülastajate poole. Seega pidid nad olukorda kontrollima minema. Jonathan Taylor üritas seejärel väidetavalt põgeneda, kuid ta ei jõudnud eriti kaugele. Ma surun ta kinni, sõidan temast mööda, keeran tagasi ja siis võtame ta kinni. Ma olen kindel, ma lihtsalt pean leidma hea koha. Nii et ma ütlen sulle, kui meil on hea koht, siis ütleme hea koht. Kinnitus sinult ja siis ma surun ta kinni. Käed, liiguta oma käsi! Liiguta oma käsi! Liiguta oma... Käed! Tule välja, me oleme lõpetanud. Seda. Mul on relv. Käed üles! Tõsta käed üles! Liigu välja! Hoia käed koos! Nüüd! Avad uks! Kui oled väljas, lükkad ja lahti! Tule nüüd. Sa tahad veel oda! Kao siit minema, mida ta mõtleb? Kao siit minema! Kao välja! Siit! Kao siit minema! Kao siit minema! Tahad ka saada või? Liigu siia poole. Pööra ringi! Pööra ringi! Sa vajud aeglaselt tagasi! Tagasi, kus on? Kus sa oled? Au, tere! Au! Pööra selle veoauto juures ringi. Au, hei, astu tagasi. Sõnni tagasi. Min paremale. No, vaatame siis. Meil on selle auto juures julgestus olemas, nii et läheme sellele reageerima. Mille eest seda kinni pidasid? Sinu pean kõik korras. Pärast 2 pitmanöövrit sõitis Taylor vastu aeda, siis vastu patrullautot ja lõpuks jäi seisma. Kuid kui ta oli käeraudades, oli selgelt midagi valesti. Palun, ma ei usalda kedagi, ma ei tea kellegi nime, palun, ma ei usalda kedagi. Kes on minu advokaat ja isegi mis riigis ma olen, mis riik see on, kas ma saan vähemalt oma plätu tagasi, palun härra, kas ma saan loendada? Oma plätut. Kas ma saaksin oma palun härra, ma ei taha teiega kakelda. Ma otsin seda õiget. Ma olen hirmul. Kus mu ema on? Kas ta ütled? Ütleb. Kas su ema oli sinuga? Ei, ta ei olnud minuga. Ta oli mu vennaga. Ricardo ja Margaret. Kus sa on? Ma ei tea. Ma olen nii stressis. Kinni peetud. Ma oleksin kautsjoni vastu vabastatud. Nad maksid kautsjoni uudistes. Ma olen nii hirmul. Jah. Ma olen nii hirmul, ma ei usalda kedagi. Kas sul on juhiluba kaasas? See on mu autos. See on su autos. Tunnistajad kirjeldavad hirmutavat hetke, kui nad ütlevad, et Taylor tuli nende sõidukile otse vastu. Sa tead, kuidas sellistel tänavaäärsetel randadel on nagu ühesuunalised teed? Ta hakkas tulema meie suunas, nii et me pidime tagurdama nagu... Ja näitas sõrmega nagu relva ning ma lihtsalt... See silmside. Ma ei suutnud, ma kaotasin Kui me esimest korda kohale jõudsime, siis ta karjus teise mehe peale. Ta karjus noorema mehe peale. Käed olid mehe peal, näitas sõrmega nagu relvaga. Jaa. Ja siis ta nagu sirutus millegi järele. Mujumal. Ma ei ole nagu... See ongi kõik. Ja, sa oled tema päikeseprillide pärast siin, aga ta oli. Vaatas meid. Ja seda ma mõtlesingi. Ja, kui ta hakkas otse meie poole tulema, ma mõtlesin... Tere! Pöörane tagurdamine. Üks politseinik üritas temaga rääkida, aga ta andis selgelt mõista, et ta ei vasta ühelegi küsimusele. Hästi. Kas sa juba lugesid need läbi või mitte? Ma ikka tahan, et keegi küsiks mult midagi. Loe talle ta õigused ette. Hästi, härra. Hästi, ilmselgelt olete kinni peetud, nii et peame teile selle ette lugema, enne kui saate küsimusi esitada. Ja siis räägime teiega ning saame aru, mis toimub, eks? Eks? Hästi. Teil on õigus vaikida. Kõike, mida ütlete, võidakse kasutada teie vastu kohtus. Teil on õigus rääkida advokaadiga ja lasta tal olla teie juures ülekuulamise ajal. Kui te ei saa endale advokaati lubada, määratakse teile advokaat enne ülekuulamist, kui te seda soovite. Te võite igal ajal otsustada neid õigusi kasutada ning keelduda küsimustele vastamast või ütlusi andmast. Kas te saite kõigest aru, mida me just teilt küsisime või teile ütlesime? Me jääme liinile. Igaüks neist sõitudest, nagu ma leian. Neid. Sind. Hästi. Mis pagan toimub, mees? Mis sellega juhtus? Ma kasutan oma õigust vaikida. Olgu. Hästi, selge. Kas sul on midagi kaasas? Ei, mitte midagi. Hästi, suurepärane. Tere, aitäh! John! Midagi sellist. Hästi, nüüd astuge siia poole, härra.
kas ma võin oma pläkud siia tuua, mul on jalad valusad. Kuidas on, kas siin on mugav? Ma ei ütleks, et see on väga mugav. See on kõva plastist iste. Pöörake ümber, vaadake minu poole. Ja siis libistage end tagumik ees sisse. See teeb asja lihtsamaks. Võta istet, ma istun. Ära võtta istet. Keegi ei ole, jah? Pane see maha. Istu maha, ära tee seda hullemaks. See ei pea nii olema. Ma võin sind välja viia ja kostitada. Jah, see ei ole ümber pööramine. Oota, ta tahab pilti teha. Hästi, jube istu sellesse autosse ka. Mine sina. Ei, suurepärane. Miuta end täiesti taha. Väga hea. Jonathan Taylorile esitati süüdistus põgenemises või politsei eest kõrvalehoidmises ohutust eirates ning 2 väärteosüüdistust relvaviibete ja ähvarduste eest. Ja tema juhtum on endiselt Martini maakonna kohtus menetluses. Nüüd oleme Volusia maakonnas Floridas. Šerifi asetäitjad reageerisid loata viibimise teatele, mille kohaselt mees elas oma autos, mis oli pargitud tühja maja juurde ning ta keeldus lahkumast. Kui politseinikud kohale jõudsid, tegi Chase Cruz väidetavalt otsuse, mis muutis selle lihtsa heaolukontrolli pööraseks põgenemiseks ja jõkke põgenemiseks. Kas olete näinud kedagi majja sisse või majast välja minemas? Ei. Kui kaua te siin olete olnud? Ma olen teiega aus ohvitser. Palun lihtsalt ärge tulge. Mind on lihtsalt julmalt koheldud. See on kõik. Ma ei süüdista teid. Ma lihtsalt ütlen, et mind on julmalt koheldud. Mind on politseinike poolt julmalt koheldud, sain aru. Ma rääkisin selle naabriga, ta tunneb mind. Ma tegelikult tulin siia paar päeva tagasi, sest ma olen kodutu. Ja ma elan oma autos. Kes elab? Kes siin elab? Ma ei tea, sellepärast ma rääkisingi selle mehega ja ta ütles, et keegi pole siin viimased 3 aastat elanud. Ja ta ütles mulle seda, mille peale ma ütlesin. Ma ütlesin, et ma ei taha, et mu auto ära veetakse, sest ma põhimõtteliselt lihtsalt üritan rannas elada. Ma sain tegelikult just siin all tööd Mikey Malice'is. Tead küll, see väike hommikusöögi koht siin samas. Jah, ma arvan küll. Mälli Maikis või midagi sellist. See on nagu... Ma ei tea. Jah, nii et ma just sain sinna töö, alustan sel laupäeval. Nii et ma üritan, saad aru, mida ma mõtlen. Ja ma elan oma autos. Ma ei tungi kellegi territooriumile, seal on kirjas, et sisenemine keelatud. Mul pole mingit põhjust sinna minna. Kogu mu elu on selles autos. No ma mõtlen, kui sa ei tohiks siin olla. Sa ei saa siia jääda. Kas sul on isikut tõendav dokument kaasas? Ja ma mõtlen, see tüüp ütles, et see on okei, aga samas keegi ei ela siin. Nii et tehniliselt ei kuulu see tegelikult sellele, kes ma saan aru, mida sa ütled, aga kui on silt sissepääs keelatud, siis see tähendab kogu territooriumi. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Lähme ja loeme need kõigepealt läbi. Lähme, why? Kuidas sul läheb? Tere! Hei! Lahe! Okei, ma tean, aga sa pead siia tulema. Tule siia! Ma ei tea, miks sa inimeste peale astusid. Tule siia! Hei, tule siia sa oled. Mis su nimi on? See on minu. Okei, sa oled nagu... Chase'i tabamine tõestab, et see on ainult isikutuvastus. Kuula mind. Sul on õigus vaikida. Kõike, mida ütled, võidakse sinu vastu kohtus kasutada. Sul on õigus rääkida advokaadiga. Kuula, me sinult küsime. On sul küsimusi? Mul on advokaat kohal. Hei, anna käe! Mis päev täna on? Täna, mis kell on? Ma lähen tagasi ja toon veoauto. Politsei andmetel jooksis Cruz läbi elamurajoonide hoovide, hüppas üle aedade, samal ajal kui šerifi asetäitjad püüdsid tal kannul püsida ja piiramisrõngast moodustada. See on Ocean 15 Central 1, liigub praegu. Sinine särk, peitsid, lühikesed püksid, jookseb põhja suunas. Jah. RA, I on the quay.
Joey, kus sa teda viimati nägid? Ma olen siin. Keskus, anna mulle teada, kui oleme ühendatud, et saaksin selle perimeetri üles seada. Kus sa teda nägid? Kus sa ta filmis kaotasid? Kus sa teda viimati nägid? Olgu! Keskus, kas oled perimeetri jaoks valmis? Keskus, kas oled valmis perimeetri asukohti vastu võtma? Mul on üksusi vaja. Mul on vaja üksusi Van Avenue'le. Peninsula Lee, Atlantic Cool ja Caroline Terrace'le. Kiigi jõudku esimesena Caroline Terrace'ile. See on koht, kus tema sõiduk asub, juhuks või ta tagasi pöördub. Ma lähen. Hei, keegi jooksis siit läbi. Tõenäoliselt lase tal olla. Kanonini juures. Keskus, kas me teeme koostööd rannikuga? Kas nad tulevad, kes me ühendame? Ma räägin temaga praegu. Joey, kas ta oleks võinud sealt kaudu minna või mitte? Liigu. Kuskil selles suunas. Jah, proovin piiramisrõngast paika saada. Kas me oleme juba 7-ga ühendatud? Negatiivne. Olgu, kas me saame selle ära teha, palun, et saaksime selle perimeetri paika panna? Mul on siia kaldale inimesi vaja. Teen seda kohe praegu. Kooli 13 jääb sõiduki juurde. Olgu, niipea kui me tervitasime kõiki kaldal olijaid, tahan ma veel ühte kirjeldust allpool mainitud tikkuse ja kaalu kohta. Kõik juhuks, kui ta riideid vahetab. Olgu, viimase kirjelduse järgi on tal seljas sinine. Tuulejopi moodi jope. Talon heilebeige. Piiripealselt valged lühikesed püksid. Ta on valge mees, umbes 5 jalga, 7 tolli pikk. Tõenäoliselt umbes 150 naela. Tal on lokis pruunid juuksed. Ma lähen sinu käe juurde. Ookean 12 on piirkonnas. Kus sa minu suhtes oled? Vanja Atlantiku. Meil on vaja veel ühte üksust. Kohei. Otse selle suure pargi ees Atlantiku tänaval, kohe Vänist lõuna pool. Kirjanduse uuendus. Selle sinise tuulejaki all on tal valge T-särk. Tal ei ole ka jalanõusid jalas, tal on ainult sokid jalas. Siin 10 000. Kus? See on 16 ja 13 tänava ristmikul. Ning olge aia ülaosas siin McElroy pargis. See on Salomon. Where? Ma jooksen siin, mõned neist hüppavad üle aedade siin Kolveis. Pargis, kus sa oled? Ta on kohe Elroi pargi juures, nagu 5 korda. Mis suunas me liigume? Meil on
30 suletud. See on Brandon Rick Park, president. Ta liigub läände Peninsula poole. Olgu, ma olen Peninsula juures. Ma liigun Manist mööda Peninsulat üles. Ma olen praegu Oceans West Peninsula juures. Ta liigub mööda Peninsulat üles. Korda viimast ma ei kuulnud. Ma näen teda, ta läheb jõe poole. Seige keskusele kõigile üksustele. See on Peninsula tänava 3000 kvartal. ...304 3046. Peninsula. 304 3046. Hei. Hei, sõber! Hei, tule alla! Sa saad kohe! Hei, sa saad kohe koeralt hammustada! Tule parem siia tagasi! See koer hammustab su tagumikku! Hei, meil on PIA-ankur. Nende PIA, tee mõned K9 teadanded. Keegi. Kas Kigi? Keegi, sa võid teha. Sa võid oma koeraga välja minna. Higi avagu teine. Politsei sõnul jooksis Cruise otse tupikusse Halifaxi jõkke ja oli tervelt 75 jardi kaugusel kaldast. Dan tegeleb sellega praegu. Ma olen nüüd tagasi kaldal. Ma liigutan oma auto tee keskelt ära. Jah, anna minna. Ma olen. Võta aadress. 11. Kui saad alustada siit oma drooniga, saame teda vähemalt hästi silmas hoida. Olgu 3046. Ma olen Olgu 3046. Jah, kui me siia laua saame, on kõik tehtud. Väsinud. Ta ei lähe kuhugi. Täiuslik. Ma hoian su asju sinu eest. Kuule, ta oli kiire. Jah, kuule. Mis minuga? Oli küll. Ma sõitsin talle järele. Kuule, mina, Joey ja mis ta nimi oligi? Me kõik jooksime nii kiiresti kui tema. Noh, Elloi aadressi järgi. Ma teadsin, kuhu sa jooksid, nii et ma läksin siit välja. Jah, me küsisime seda. See on juba teel. Me võtsime vetelpäästjate kanali lühendus. Me lihtsalt hoiame tal silma peal. Kui laud kohale jõuab, lähevad abisheriff Manhart ja üks vetelpäästja välja ning toovad ta sisse. Kui ma lihtsalt saan laua. Teised saate aidata, ma lähen toon selle. Jaa, ma lihtsalt toon laua. Jah. Jah, see sobib. Saame sellega hakkama. Vaatame, kelle käi see on? Kuuleks, tahad paati? Politseinikud haarasid rannast surfilaudade ja äärutasid talle vastu. Ta pladistab just seal. Näete ta seal? Täpselt, rohelise paremal pool. Näen teda. Noh, ma arvan, et ta sai vist hoopis mind kätte. Ta ilmselt tuli madalikult maha ja lasi lahti. Come on out here to the backyard. Come on, try from here. Mis teil on? C ja B. See on ilmselgelt RA. RA ja... L ja. B ta on kohe seal. Ta lihtsalt hõljub seal. Kas selles jamas tasub drooni üldse kasutada või mitte? Ma ei tea selle vihmaga praegu. Ma teen. Ei. Kus see on? Ei, ma ei usu.
Jason, nüüd sajab vihma, ma ei tea, kas sul õnnestub startida. Jah, ma sain Jasoni kätte. Me lihtsalt ootame. Täpselt seal, kus on roheline poi. Näed teda vahetult enne rohelist. Ta on sõna otseses mõttes rohelise poiga ühel joonel. Kuule, näed teda? Oota, ma vaatan. Leia Rohelene Poi. We're ready to go. It's great above. And break. Tahad viidata mingile asjale, kas see aitab sind või mitte? Vaata main. Kohe rohelise poi vasakul, näed teda seal, peaaegu oranžiga ühel joonel. Nii et see on. Hea ja lihtne orientiir. Kuule, see tüüp võib jooksu panna. Olgu, ma olen rohelise poi juures. Ta on kuskil siin all. Seal ta on. Vasakul, jaa. Seal ta on, just. Jah, sealt on. Ookean 11, keskus. Droonid on õus ja mul pole visuaalset kontakti. Lähe. Paistab, et ta liigub endiselt lääne suunas mööda jõge. Kas sa jälgid teda? Jaa. Kuule, kui need sisse tulevad. Mine välja. Ma ei tea, mida ta mõtleb. Hästi, mine välja sealt poolt. Nii oled sa. Nendega ühelt joonelt väljas. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Ja. Ma mõtlen, et kui nad on vees, siis sa ei ole nende tulejoonel, sa oled natuke külje peal. Meil on visuaalne kontakt, aga meil on vaatleja, lahe. Ma näen teda. Ei, ma mõtlen, et need tüübid ka. Jah, see on tema. Üks ookean, 15 keskus. Meil on üks SO ja üks kaldal vees. See jookseb nagu tuul. Erulaua meeskond vähendas vahemaad ja politsei aruande kohaselt andis Cruise alla ilma vastupanuta. Nad haaravad temast kinni. Ma arvan, et nad koostavad plaani, kuidas ta millegi peale saada. Nad ütlesid umbes nii. Kuule mees, kui sa hakkad jamama, viskame su lihtsalt tagasi vette. Võta paadi. Ta on väljas. Assa Sheriff Manhart. Ja, ma ei tea. Ja lunaraha. Kuidas sa seda nimetada tahaksid? Okei. Ma ei mäleta, miks ma seda nii nimetan. Nüüd. Ma ei teagi, millest seda mees süüdistatakse. RALMP. Ma ootan hetke, kuni nad ta ise lauale panevad. Jah, pole probleemi. Neil on Peter Petersoni vöö tema ümber ja siis... Ta näeb väsinud välja. Ütle Ransomile, et ta võib särgi seljast võtta ja aeg-ajalt päikese kätte minna. Vau. Vahepeal saab vähki. Ta oli päikest. Ära muretse, kui oleks ahvatu. Jah, tundub, et said selle siis, kui proovisid teda päästepaadile saada. Surfalag. Andsin sulle loa. Kas ma vaatan sind, sõber? Vähemalt tuul töötab meie kasuks. See hakkab teda siia poole tagasi lükkama. Jah. Nad teavadki ainult. Nad triivivad ise. Pole vaja kiirustada välja. Nad lihtsalt triivivad kuradi kaugele välja, ei. See ei loe. Üllataval kombel on mul tuulest hoolimata drooni akul veel 73% alles. See on päris hea. Peaksin selle madalamale tooma.
ei, tuul, ei. ma ei pane seda enne selga, kui mul seda vaja on. On rohkem tuult. Kui tuled madalamale, säästad akut. Ma tean, kas kuuled mind? Jason, mida madalamale lähed, seda rohkem säästad akut. Üleval pool on rohkem tuult. Ma olen ainult 200 peal. Jah. Sina oled. Saad olema. Kas sa tunni poi juurde? Ma arvan, et see teeb, see kindlasti teeb. Ei saa tegelikult aru. See näeb välja nagu tunduvalt rohkem akusid. Ta andis selle, ta andis. Meil pole ühtegi juhtumi märki. Ta lihtsalt ei kiirusta praegu. Näeme. Mina olen üleval. Kujutan ette, et kõik teised on ka üleval. Jah, me ei hakka midagi vastu ütlema. Mis tänan hoiatuse eest? Ta mõtles selle peale. Sa ei tea kunagi. Ole lihtsalt seal üksi. Nad üritavad teda tagasi lükata. Tšekk on Sõua ja mina olen taga. Makila Vean. Toovad nad sisse, nii et räägi nendega. Ta viib teda arutades. Tagasi arutama. Tundub, et nad aheldavad ta kinni. Või võib-olla mitte. Miis. Selles piirkonnas on palju politseinikke. Ja, ma ei oleks pidanud siin üleval. Sa ei näe kedagi enne, kui midagi juhtub. Kus nad kõik tulevad? Nad triivivad siiski põhja poole. Me toome selle siia redeli juurde, ma arvan. Sain aru. Ujuv kaile. Siin on auk. Lihtsalt ütle neile kõigile, kes on lõuna pool, et nad ei jõua nendeni. Nad peavad minema. Nad on jälje peal. Nad toovad neid sisse. Me kõik oleme siin. Mõelge midagi välja. Kui nad jälle lähemale jõuavad. Tuud nad siia. Noh, on üsna tõenäoline, et ta ei hakka paplema, kui ta sisse tuleb. Ei, ta on kindlasti veidi väsinud. Ei oleks talle eriti hea, kui ta otsustaks kakelda, kui ta tuleb. Päris väginud. Vaata seda. Ma hakkan talle karjuma, et ta läheks kai juurde. Hei, tule lähemale. Mine kai juurde. Ta andis mulle musi, olgu. Nad kasutavad ilmselt praegu sinu ujukai. Ma just panin selle tagasi üles muidugi. Jah, see on väga raske värav, jah. Jah, me ei võta temaga riski. Me teame, et me ei kuku. Me ei hakka temaga seda riski võtma, nii et ma hindan sinu mõistust. See võib välja paista. Ma ei saa, mul ei ole. Nii et see on lihtsalt halb aeg. Meie mees. Jah, lihtsalt sellepärast ongi pime. Okei. See ei ole, see on üsna nõrk. Põhimõtteliselt lihtsalt nende merikarpide ja kõige muu pärast, koos meie meestega. Rohkem kui tema. Ja see on väga nagu, sa ei näe seda. Jah, täpselt. See on vasakul. Nii et ma kuulsin, ma kuulen. Vabandust. Ma arvagin, et sa kuulsid. I don't know. I don't know, buddy. Ma juba tean. Ma arvasin, et see oli lihtsalt karjumine raadiost. No. See oli mina, kes karjus. Ma proovisin tuule üle karjuda. Kas sul on pissi häda? Kuule, ma lihtsalt ei taha. Kogu. Maailm kuulaks. Kuula, teeme nii. Me läheme selle kõrvale, tuleme maha ja peatume seda. Ta on nii kurb. Noh. Probleem on nüüd selles, et ta on märg. Sa ei alistu. Palun ära tee mulle haiget. On jälle sellised. Me ei tee sulle haiget. Me ei tee sulle haiget. Me ei tee sulle haiget. Hei, vaata rihma tema jalgadel.
Jah, ma sain selle kätte siin. Kas sul on see käes? Nagu alistub, jah. Sul on üks lisapunane rõngas? Jah, aga... Jah, ma annan alla. Gaas! Ma ei tee midagi valesti. Kas sa nutad? Ma ei saanud tema Petersonsit temalt kätte. Jaa. Jack, ma kinnitsen veel juures piirjad maamet. Kas jätad need auto külge või tahad kõigepealt taha minna? Ei. Ei, Jack. On natuke. Jäta käerauvad teada panemata. Võtame käerauvad, toome need siia ülesse ja siis korraldame selle ümber. Tahad, et need poist ära võetakse, jah? Poist ära, aga jäta need külge ja me võtame need siin üles. Kuule seda. Siia lase ma vaatan su käsi. Pane jalad alla. Nii, palun. Hästi, kas saad astuda üle ja ma lähen üle? Ma hoian sind. Me ei kuku. Hästi. Nii, väga hea. Hästi, me saame. Lase šerifi siia, vaata selle mehe poole siin. Sinu ees. Vaata minu poole. Palun ära tee mulle haiget. Ma alistun. Palun ära tee mulle haiget. Vaata tema käerauad ära. Palun ära tee mulle haiget, mees. Palun ära tee mulle haiget. Ma panen teid mõlemad nurga keskele. Palun ära tee mulle haiget. Paul Hulu. Palun ära tee mulle haiget. Tööta. Sa enam ei põgene, eks? Siis on kõik Jah, härra, palun ära tehke mulle haiget. On kõik korras. Palun ära tee mulle haiget. Laagu minust. Ei malda mu karistuspunkt. Ta on kaardil. Lõbu on läbi. Terry Cower. Ja, just. Ma saan seda oma teiserist tundide kaupa. Ma ei ole... Ma nägin. Oma poolt. Ma nägin, et see on raske. Kui hästi, see saab kohe tehtud. Okei, palun ära tee mulle haiget. Ei tee sulle haiget. Ei tee sulle haiget. Sellega. Mul on väga kahju. Olgu, see oli väga rumal. Sõbed. Me läheme nüüd siit poolt, eks ole. Sober. Palun ära tee mulle haiget. Me ei tee sulle haiget. Me oleme lõpetanud sellega. Ei. Me anname üksteisele 5, anname 5, kõik on terved, keegi ei saanud viga, kõik on korras. Tennensend. Kust ta pärit on? Kus sina pärit oled, sõber? Marylandist. Me läheme sealt läbi. Me näeme siit hiljem. Mine sealt läbi, nad Me tegelikult jõustame siin seadust. Noh, ma ei teinud midagi valesti, jah. Me jooksime vormis šerifi asetäitjate eest ära, kes käskis meil peata. Okay. See oligi see on tõsi, mees, see on tõsi. See oli see osa. Nad jooksevad ikka edasi, ülespoole mööda jõge. Ja siis on seal kõik need politseiautod. Ja siis on seal kõik need Mark Malised ja me ütlesime sulle, et tule välja. Ja sina ütlesid ei. Kõik see ka veel. Noh, me pidime ka mõtlema originaali aluse peale, mis iganes see originaal oli. Lõpeta vaatamine. Seaduslik, eriti kui on väike kontakt. Sa jooksed selles olukorras. Algne olukord oli see, et me olime seal, rääkisime sinuga ja sa otsustasid jalga lasta. No mind on ka politseinike poolt jõhkralt koheldud. Nii et noh, see pole ikkagi hea põhjus. Sul on õigus, see ei ole, aga see ei ole... Sul on õigus, vabandust, ohvitser, härra, sa oled aus. Jah, mitte keegi. Siin on üks palli jaoks. Faktid on faktid. Ta läheb Melendeesi juurde, nii et mind ei huvita. Ma ütlesin, et see on Timmi. Nii, et sa tead, kuidas see tüüp välja näeb. Ta näeb välja nagu tüüp Rockford Fightist. Aga teie olete. Horace. See polnud küsimus, aga ma hindan, et sa seda tunnistasid. Ei, tegelikult pidi ma ise seda tunnistama. Aga jah. Mõnikord lihtsalt peabki nii tegema, eks? Jaa. Jaa. Meel on küll. Elu seisnebki selles, et me tunnistame oma vigu. Jaa, härra. Chase Cruise'ile esitati süüdistus jõlkumises ja kahtlases luusimises ning arreteerimisele vastupanus ilma vägivallata. Kohtuandmete kohaselt on juhtum Volusia maakonnas endiselt menetluses. Hei. Lase minust lahti, vend. Tule teelt ära. Palun. Palun. Issand. Jaa, helista numbrile 911. Lõpetame selle After Hoursi episoodi 5 teid tagasi 2025 aasta jõulupäevale. Washingtoni osariigi patrullpolitseinikud reageerisid jalakäijale, kes kõndis Seattle'is maanteel I5. Alexander Smith ütles, et ta üritas koju jõuda ja politsei sõnul jooksis ta üle kõigi 5 sõidurea. Mis toimub? Kas me saame siin maanteelt ära viia? Me lihtsalt tahame sind ära viia. Me lihtsalt tahame sind maanteelt ära viia. Sa rikud praegu seadust olles maanteel, eks? Me püüame sind aidata ilma, et midagi muud teeksime. Me viime sind hea meelega ära, eks? Meil pole midagi selle vastu. Me viime sind lihtsalt maanteelt ära. Võime sind viia kuhu iganes soovid. Olgu, aga me lihtsalt ei saa sind siin maanteel hoida.
Vabandust, tee. Ei vii mind minu autoga sõitma. Miks? Kas sa tahad? Ma mõtlen, alternatiiv on see. Kas sa tahad minna käeraudades? Me ei taha sind käeraudadesse panna ega midagi sellist. Sa eelistasid lihtsalt meie autosse tulla. Viime su kuhugi turvalisse kohta, kuhu iganes sa tahad. Ma luban, kui sa lihtsalt tuled meie autosse, vend. Kui sa tahad midagi sooja, siis me saame sulle midagi sooja tuua. Kui sa tahad midagi juua, siis me saame sulle midagi juua tuua. Me saame midagi tuua, saad aru, mida ma mõtlen? Aga me lihtsalt ei saa lubada, et sa oled maanteel. Sa oled vihane. Sa oled vihane. Mis juhtus? Sa oled vihane. Ma ei ole vihane. Ma ei ole vihane. Ma ei ole sinu peale vihane. Me lihtsalt püüame sind turvaliselt hoida. Me ei ole vihased, vend. Me lihtsalt tahame sind kuhugi turvalisse kohta viia, vend. Kui iganes. Me lihtsalt ei saa. Mis ka ei juhtuks. Me lihtsalt ei saa lasta sul kiirteel kõndida. See saab olema. Ei, me ei lase sul kiirteel kõndida, aga me lubame sul meie autosse istuda. Me ei sunni sind autosse minema, aga me lubame sul meie autosse istuda ja me võime sind viia kuhu iganes. Või kui sa tegelikult ei taha meiega autos sõita, siis võid Aagisega jala minna. Jaa. Isegi parema tee serval ja sa võid järgmise mahasõiduni edasi kõndida ning me jälgime sind, et keegi sulle liiga ei teeks. Sulle, olgu. No. Järgnege mulle kõigepealt. Oota. Kus on kodu? Kus on kodu? Kus on kodu? Nagu kus see on? Stanwood. Kas? Stanwood? Kus see on? Kas põhjas või lõunas? Põhjas, okei. Me ei saaks kogu tee Stanwoodi minna, aga me saame vähemalt see viia. Jah, Valge Rullijaama juurde. See läheb ju otse Linwoodini välja. Või me saame sind alla viia. Me saame sind viia 99 Aurora Avenue juurde. Ja see viiks sind täiesti põhja poole. Üles põhja. Täiesti sinna üles. Või me saame kogu liikluse sinu jaoks peatada. Kõik need autod täielikult seisma panna. Ja siis, kuidas seda nimetatakse? Laseksime sul lihtsalt üle teed vendida. Ja see on aeglasemalt. Jälgime sind kiirteelt maha. See on üks võimalus. Aga me ei saa lihtsalt siin istuda ja niimoodi edasi-tagasi käia. Ma kõnnin. Sa kõnnid minema. Okei, Sinuga on kõik korras. Me tahame. Liiklus. Nii et sa ütled, et ma lihtsalt ootan, kuni te liikluse peatate ja siis ütleme sulle, okei, hei, nüüd on korras, sa võid üle tee minna, eks? Aga enne seda ära liigu ega tee midagi, eks? Lihtsalt jää sinna, kus oled. Me peatame kõik need autod ja kui oleme need seisma saanud, siis palume sul liikuda paremale teeservale, eks? Meil on vasak sõidurada. Tom ja mina liigume paremale sõidurajale. Olgu kõlab hästi. Ja siis ma lihtsalt jään siia sinu juurde. Ja kui on aeg üle minna, siis läheme koos, eks? Ja siis saab lihtsalt edasi kõndida kuni tee ääreni. Seal on Northgate'i väljasõit. Saad seal kohe maa minna, eks? Aga mida ma tahan, et sa prooviksid mõista, on see, et Washingtoni osariigis, Et5 või ükskõik millistel osariigi maanteedel, seal on need piiratud juurdepääsuga kiirteed. Nii et hetkel, kui sina jalakäijana seal kõnnid, sa rikud seadust. Okei, selle eest võib sind arreteerida. Me ei taha seda teha. Meil ei lähe see korda. Me lihtsalt tahame sind siit turvaliselt välja saada, eks? Hästi, tule nüüd. Tule nii, lihtsalt kõnni üle. Tule nüüd. Tule nüüd, kõnni üle. Kõnni üle. Tule nüüd, kõnni üle. Okei, kõik on korras ja siis hakkame kõndima. Raporti kohaselt oli Smith olnud maanteel tundide kaupa. Väidetavalt ütles ta korrakaitsjatele, et ta ei usalda neid, kuid lõpuks nõustus ära kõndima ja jooksis siis tagasi liiklusesse. Üks ohvitser peatus oma märgistamata patrullautoga. Just siis muutus olukord väidetavalt vägivaldseks. Mine teelt ära! Jah, mine teelt ära. Jah, oled küll. Hei, lase minust lahti. Palun, vend, palun. Vend, palun. Püha taevas. Ei! Ei! Jah, helista numbrile, läheks 11. Ma ei taha.
patrulliauto! Ta varastas mu patrulliauto! Ta on minu patrullauto peal! Ta varastas mu patrullauto! Jah, see ongi see. Ei, see on pikk lugu, aga seal oli üks Shane, kes jooksis mööda teed ringi. Nii et me läksime teda kinni võtma ja ta viskas mu maha ja võttis. Ja ma kihutasin minema. Ja nii nad lihtsalt lõid selle käima. Jaa. Jah, see ongi nagu... Mul on kõik korras, kõik on korras. Me lihtsalt üritame mitte lasta tal kuumaks minna, mees. Aga ma naudin seda head sõitu, mees. Ja ta lihtsalt karjub mu peale. Ma isegi ei tea, miks. Nii näljakas. Ja, ma pean siiski minema. Aga minuga on kõik korras. Ma ei ole viga saanud. Olgu, mine edasi. Olgu, tundub, et meil on kõik korras. Ta ei pea seda tegema. Ta ei pea seda tegema. Ära tee seda, mida ma ütlen. Me läheme välja. Ma lihtsalt tahtsin, sest ma ei taha, et mu omid selle teiseritaks. Ma tahtsin lihtsalt kahtlusalusega rääkida. Ma olen kindel, et see on täiesti okei. Kas teil on ta kinni? Ma kuulsin. Noh, ma arvan, et ta on siin. Ma arvan, et teil on teda vaja. Aga ta on teie meeste hoole all, eks? Ma tean, et ta oli teie meeste hoole all. Ei, ma kuulsin, et ta oli teie meeste maasturis. No. Ma mõtlen, et see on üks neist olukordadest, kus ta varastas auto ja ründas üht teie meestest. Kas te võtate? Olgu, tõenäoliselt. Olgu, jah, see on tõenäoliselt. Minu arvamus on, et tõenäoliselt, aga just seal olemegi. Just, sinna me lähemegi. Teeme praegu pausi. Tule, pane midagi peale. Lahe. Meeldi tutvuda. Jumal küll, vabandust, palun ära seisa. Ei, ma mõtlen, et kõik on korras, see ongi kõige tähtsam. Jah, kas teiega on kõik korras see, keda rünnati? Proua, vabandan, olgu, ma lihtsalt rääkisin nendega sellest. Kas see sobib teile? Lihtsalt sellepärast, et üks minu meestest kasutas tema peal elektrišokki. Pean ma alustama põhjaliku uurimist, kui ma võiksin temalt selle kohta küsida. Ja ma arvan, et võib-olla te teaksite, kes olid sündmuskohal ja võisid elektrišoki kasutamist pealt näha. Kui neil poleks midagi selle vastu, võiksid nad mulle e-kirjaga avaldusi saada. Kui ei, siis pole ka hullu. Ma saan jah, absoluutselt. Kas ma teen selle kiiresti ära? Ei. Aasia põllukultuuri, mitte maapõllus. Aitäh. Ma arvan, et sa tead, mida mina tean. Nii et ära lahku koos meie mehega. Niina. Kuulsin, et ta oli ühes teie autos, nii et ärge nad õnnistagu. See on jama. Ei, minuga on kõik korras. Kas sinuga on kõik korras? Okay, ära muretse. Kas sa tahad? Keerata. Mina auto ja võta. Maha. Aga see ongi kõige tähtsam. Ma mõtlen. Praegusel hetkel ilmselt lihtsalt on nõme. Aga see oli kas see või ta oleks jäänud auto alla. Ma mõtlen, ta jooksis nagu frokkeris üle kõigi sõiduradade. See oli lihtsalt nagu... Lõpuks jõudis asi sinnani, kus ma mõtlesin, et ma sõin selle ära. Jah. Osariigi politseinikud jälitasid teda. Ta lihtsalt põikles minust kõrvale, ma proovin uuesti. Me liigume endiselt Võuna suunas 222. tänavast põhja pool 80 miili tunnis. Oleme vasaku rea ja teise rea vahel. Ma ei tea, mida ma hästi räägi sina esimesena. Sõigupar rajad 1912. Ei! Hei, mees! Tegane! Hei, tule autost välja, mees, mis toimub? Sa oled varjus, see oli edukas pitmanööver. Meil on kõrge risk, lõpeta kohe. Palun, mine tagasi. Hei, lähme teda vaistama. Sa hakkad. Võitsema. Tule välja.
välja autost. Kes see on? Tule autost välja. Tule autost välja. Nurgast välja. Aro, tule sellest kuradi autost välja. Tule autost välja. Tule autost välja. Oota hetk. Tule autost välja. Ta on torni otsas. Ta on torni otsas. Ta on torni otsas. Ta on torni otsas. Pane käed alla. Pane käed alla. Keegi. See on valmis. Võta käed ära. Võta mu telefon ära. Jaa. Sain ta kätte. Kuradi värdjas. Mulle on hästi. Pole probleemi. Jaa. Olgu. Mu prillid. Parem oleks, et ta püsib painal, kurat. Pane pikk klaas. Pane klaas siia sisse. Ja sain ta kätte. Pane talle käerauad peale. Nii et ühised tiitlid. Alustan ettevaatusabinõuna. Vajan ettevaatusabinõu. Olen Dave. Turvaline ja lõdvestamine. Varjus. Alustas. Ta on varjus. Meil oli 13, üks oli meil vahi all, teine läks kaduma. Nii et meil on kahtlusalune. Hei, mis toimub? Hei, mis lahti? Mis lahti? Politseiraportis märgitakse, et üks politseinik tegi bittmanöövri ja Smith tegi avarii. Raporti kohaselt leiti Smithi juurest 2 klaasist toru, mida kasutatakse metamfetamiini suitsetamiseks. Ja ta ütles, et varastas patrullauto, sest tahtis koju saada. Sa oled ikka päris suur, eks ole. Kas sul on midagi? Ainult sina, ainult mina üksi. Hea töö, oled nullis. Kas sul on kõik korras? Pea valutab. Natuke, olgu. Mis juhtus? Ma ei tea, see osa on kadunud. Kukkus ära. Miks te ei võiks... Kas sa tahad autosse istuda, et sa märjaks ei saaks ega külmetaks? Ma ei tea, mulle meeldib vesi rohkem. Mis toimub? Mulle meeldib vesi rohkem. Olgu. Kui sa tahad istuda, paneme su kapteni autosse. See on väga mugav. See on väga mugav. Lae. Meli. 4 sekundit sisse, 4 sekundit välja. Ta on tagumises nurgas. Tagumine nurk. Ma sain aru, et suren siin pärast kõike seda, mis juhtus. Ja siis kes see on? Kes see siin on? Sa oled sina? Sinuga on kõik korras. Nii et... See. Seattle'i politsei. Lõi sind. Läg meie jaoks. Auto. Jah, mina ei teinud seda. 99. Sa said tõugatud. Ja sellepärast ma saingi nätku löögi. Nagu ma saan pihta, ma mõtlesin, kurat. Ei. Ma ei tea, kas ma olen jamas. Panin selle esimest korda sisse ja see oli ilmselt umbes 5 päeva. Ning ta tuli otse minu poole ja ma lihtsalt otse üles ja nii. Kas see tüüp lihtsalt jookseb su eest? Vend, see on tõesti kõige veidram asi. Nagu me olime peaaegu, me lihtsalt proovisime teda teeservalt ära saada, aga tema oli nagu, ma ei taha teeservalt ära minna. Ma olin nagu, okei, ta jääb seisma. Ma lihtsalt kõnnin, ma ei kuku. Me lihtsalt laseme tal teeserval edasi minna. Me jõuame peaaegu lõppu, peaaegu selle lõppu. Ja siis ta lihtsalt muutis meelt. Kogu asi on selles, et ta üritab Stanwoodi jõuda. Ta pakkus talle, isegi ei viinud teda Stanwoodi ja ta lihtsalt keeldus. Sest ta tahab süüa või ta ütles, ma tahan autos esiistmel istuda, tead küll, ja nemad olid nagu ei. Ei, sa ei tee seda. Siis kohe, kui me olime, okei, lähme tagasi ja tema hakkab kõndima. Ta ütleb ei ja lihtsalt jookseb üle. Ma mõtlesin, kas ta üritab ennast tappa. Sa tead küll, lihtsalt jookseb. Jah. Alexander Smithile esitati süüdistus 2. astme röövis, 3. astme kallaletungis, mootorsõiduki varguses, politseisõiduki eest põgenemises ja joobes juhtimises. Tema juhtum on endiselt menetluses Kingi maakonnas Washingtonis. Aitäh vaatamast kõik. Selle Long Crime After Hours episoodi uuris, kirjutas ja tootis Juliana Batalja. Video monteeris Andrew Zuckerman. Mina olen Jesse Weber. Kohtume järgmisel nädalal.